ilusat hommikut kätte jõudnud reede ja mõtlesin, et ma tulin nädalaks endaga kaasa. Ja ma pugesin hetkel korraks siia põõsasse, sellepärast et liiklusmüra on ulme ja ma ei tahtnud ka pisikest üles saada, aga ma tahtsin vlogiga algust teha. Ehk siis, et hetkel me oleme suundumas poodi, et võtta mõned snäkid, kuna meil on natukene pikem päev ja me teeme lõunat ei jõua sööma. Ja siis me läheme mängutuppa, kuna mul on tunne, et pisikesel on võib-olla natukene igav juba kodus, sest ta ronib ja turnib nii palju, nii et me tahaks talle mingit teist keskkonda pakkuda, seega lähme jalutame hetkel siuke tund pool mängutuppa, kus me saame Riio, Ronni ja Anneliisiga kokku, sest seltsis ikka segasem. Ja siis juba toimetame edasi, aga teate, ma olen lihtsalt nii puhanud, mul on nii hea olla. Kuskil nädal aega on pisikene maganud imeliselt, 10-11 tundi öösel, väikeste snäkipausidega muidugi, aga lihtsalt nii hästi, et me saime vist paika selle, et ta on meil nii suur tüdruk, et tal peab olema 2 und ja mitte rohkem kui 3 tundi päeva peale, nii nagu nõustaja ütles, et kui ta rohkem magab, siis ta lihtsalt ärkabki öösel kell 3 üles ja chillib meiega. Aga praegu on jah, et päeval magab maks 3 tundi, 2 uinakut ja imelised ööd on olnud ja hetkel ei ole meid ka hambad kimbutanud, kuigi viimane hammas oli siuke kerge surprise, sest mina olen ikkagi saanud aru, et hambad tulevad nii, et kõigepealt on 2 alumist keskmist, siis 2 ülemist keskmist ja nii edasi, aga meil oli siis 3. hammas hoopis kihv. Ehk et väike vampiiritüdruk tuli või tuleb, et ma guugeldasin, võib vist iseenesest nii olla, igaks juhuks ma ei tea, peaks võib-olla perearstile kirjutama, ma ei tea, kas see mõjutab kuidagi hambuvust, aga arvestades, et minul on 2 korda breketid olnud ja Peikal on breketid olnud, siis ega tal vist sellest väga pääsu ei ole, nii et igatahes. Ma võtan nüüd kohe tema ka, ta on mul siin kõrval, ma olen natukene eemal, et mitte teda üles saada ja lähme jalutame mängutuppa ja vaatame seal siis juba edasi. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. Me saime mängutoas ilusasti käidud ja Peika tuli pisikesele järele, et mina saaksin juuksurisse tulla ja nii tore oli lihtsalt vaadata, kuidas pisikene elus esimest korda mingeid asju kogeb, on täiesti priceless, ta oli esimest korda Pallimeres, ta käis esimest korda selle giigagaga hobusega nii-öelda kiikus siis, käputas kogu aeg autole järele, nii et ma panin ta auto peale, sõitsime sellega ringi ja mul tundub, et neil on Rioga ikkagi mingi klapp, sellepärast nad hoidsid nii armsasti käest kinni ja üritasid seista, mis sest, et nad mõlemad on natukene liiga noored, et ise veel päris seista, aga nii nunnu oli vaadata ja me saime Anneliisiga natukene jutustada, kuigi seal oli mega palju rahvast. Ma ei oleks ausalt öeldes osanud seda oodata, aga siiski, väga-väga äge oli ja nüüd ma ei jõua ära oodata, et juuksurisse minna, sellepärast, et mul on Onyx Stormist jäänud kuulata siis veel 11 minutit. Ja Onyx Storm on siis selle Fourth Wingi 3. raamat ja see on nii põnev. See on nii põnev, mulle täiega meeldib draakonite maailm, ma olen obsess draakonitest, ma ei tea, kas asi on selles, et ma olen draakoni aastal sündinud, aga mulle nii meeldib seda kuulata ja ma kuidagi tunnen, et minu õnneks on see, et ma suudan kõik raamatud ja filmid hästi kiiresti ära unustada, sest ma natukene olin nagu, et oh no, see raamat saab kohe läbi, aga nüüd ma mõtlen, et aga ma võin selle esimese osa uuesti ette võtta, sest kui aus olla, siis mul on mingi info puudu, et mul on mingid kohad, mis on nagu ära ununenud, nii et võib-olla olekski hea uuesti esimest osa lugeda, ehk et ma lähen siis seda kuulama ja lähen istun oma juuksuritooli, ta ei ole mind 9 kuud näinud, nii et edu talle, aga lähme teeme selle ära. Oh my god,
tead, paar tundi lihtsalt juuksuri juures mõnnatamist. Mulle nii meeldib, kui keegi mu juustega tegeleb. Ma ei jõua oodata, et Elli jõuaks sinna vanusesse, kus ta tahab mulle soengut teha ja juukseid kammida. See oleks lihtsalt pure heaven. Ja nüüd on natukene lühemad juuksed ja nii palju tervemad. Ja me leiksime mulle natukene sükest tukalaadset asja ka vahelduseks. Ja mulle nii meeldib. Mulle nii meeldib alati, kui ma ta juures tulen. Aga meil on probleem. Ma kuulasin lõpuni Onyx Stormi ja mul on nüüd kohe vaja teada, mis edasi saab, ehk siis kas kellelgi on Rebecca ja Arrose mingeid kontakte, mul oleks seda manuscripti vaja, et teada saada, mis edasi saab, sest mulle täiega meeldis see. Mulle nii meeldis see maailm ja ma saan aru, et see ei ole keegi cup of tea, see on siuke pigem easy read, aga nagu nii mõnus ja nii tore nagu saaga ja mulle nii meeldivad need karakterid ja ma tahan teada, mis edasi saab. Aga praegu ma lähen tuppa, et pisikesele süüa anda ja ega meil täna tegelikult ei olegi midagi plaanis, me lihtsalt chillime väikse perekesena reede õhtul kodus ja ma ei suuda uskuda, et mul on oma väike pere. Love at first sight, when I looked in those eyes all those years ago. Trips to Virginia so grandma could meet ya, to start in a family of our own. Kas emme teeb sulle siia väikse takistusraja? A few years later, a couple his gray. You're still my favorite one to hold. Coffee and red wine, and turning down invites to spend an evening on our own. Like a firework in the night city sky on the 4th of July. I laugh and I'll cry, I come alive from a love that sleeps inside. Tere ilusat hommikut, kätte on jõudnud laupäev ja meil on juba päeva esimene tsükkel tehtud, ehk siis, et pisikene põõnab rahulikult terrassil oma esimest und. Ma nüüd ei tea, kui kaua ta seda teeb, kas 30 minutit või tund pool, sest tavaliselt on niimoodi, et ma pean minema tunni poole pealt teda äratama, aga ma vist sõnusin eile ära, sest eile õhtul ma avastasin, et tal on lõikunud ülemine keskmine hammas. Ehk siis, et hambasaaga jätkub ja nüüd ongi küsimus, et kas ta suudab oma tsüklid ära ühendada niimoodi, et see ei tee talle haiget või see hakkab segama ja ta ärkab poole tunni pealt üles. Igastahes, mul on vaja selle aja jooksul kiiresti ära jõuda teha e-mailide lavastamine, eeskätt siis majaga seotud e-mailid ja koostööpakkumistega seotud e-mailid. Siis mul on vaja ära monteerida 3 TikToki videot ja valmis kirjutada nii palju, kui ma vähegi jõuan, üks pere ja kodu artikkel. Et selle viimase osas on natukene see, et ma ei tea, miks ma selle vastu võtsin. Ei, tegelikult ma tean küll. Ma väga armastan selliseid uusi põnevaid pakkumisi. Ma pole 1 000 000 aastat kirjutanud, nagu päriselt kirjutanud. Ehk et ma tahan ennast proovile panna, vaadata, kuidas see õnnestub, aga natukene on hirmus ka, et mis siis, kui ma ei oska midagi asjalikku kirjutada. Aga eks see selgub juba varsti, sest meil on ainult mõned päevad aega, et seda kirjutada ja siis on juba vaja peatoimetajale see saata ülelugemiseks ja küllap ma siis saan tagasisidet. Aga hakkame otsast kiirelt tegutsema, sest me ei tea, kaua meil aega on. Pool on möödas, ma sain põhimõtteliselt kõik oma asjad tehtud, selle artikliga küll läheb veel kõvasti aega, sest 5000 tähemärki on ikkagi 5000 tähemärki, aga vähemalt ma leidsin teema, mis mulle meeldib ja mul on tunne, et mul on midagi selles osas ka öelda, ehk et sellega nuputame ja tegutseme mõni teine päev edasi, aga praegu me peame pisikesi üles ajama, et ta liiga kaua ei tüdjuks, ta vahepeal tegelikult küll natukene virgus, et see hammas vist ikkagi tegi haiget, sest ta tegi niimoodi õnnetult
aga õõtsutamise peale jäi uuesti tuttu, seega nüüd ajame ta ilusasti üles. Mul on tunne, et okei, tegi korraks silmad lahti, ta vist ärkab ise. Imeline, sest meil on vaja rokka minna, kuna ma tahaks talle näidata, seal on täna loolala, no teate küll see pop, väikeste laste mingisugune 2 karakterit vist või, ma ei tea, ühesõnaga meil pisikene telekat ei vaata, et meil telekas kodus ei mängi, aga samas Krokodil Villi, sõja ära väikse tšilli, võiks talle ju näidata, nii et lähme sinna, näitame talle seda ja otsime Melju lapsele kingitust homseks sünnaks, nii et tundub, et Loolala on lihtsalt Eesti kõige suurem staar, sellepärast et ühtegi parkimiskohta ei olnud. Terve aatrium on paksult lapsi ja lapsevanemaid täis, teine korrus on ka täiesti täis. Ehk et me isegi ei näe, mis seal laval toimub. Et teinekord oleme targemad, tasub paar tundi varem ikkagi tulla skautima ja kämpima, nii nagu tõelistel rock-kontserditel. Aga me läheme siis vähemalt vaatame Melju tütrekesele kingitust, ta on kas printsesside või ükssarvikute suurim fänn ja kuna mina olen ka ükssarvikute suur fänn, siis ma arvan, et ma proovin midagi sellist talle leida. Me käisime kiirelt pakendikeskusest ka läbi, sest ma tahaks täna ära filmida ühe koostöö. Nimelt mul tuleb siis Swedbankiga Instagrami reel elukindlustuse teemal, sest mul on nende elukindlustus. Ja kui täiesti aus olla, siis ma olen selles osas olnud enamus elust full on YOLO. Ja ainus põhjus, miks ma endale elukindlustuse tegin, on sellepärast, et meil oli super konsultant Vivian ja kuna me võtsime endale maja laenu, siis, ja pisik oli mul just kõhus, siis mul jõudis kohale, et tema on mu ainus pärija. Kui midagi peaks juhtuma, siis tema justkui jääb selle laenu otsa, nii et seda juhtuks, siis tuleb ette mõelda ja ma ei pidanud ise väga palju vaeva nägema. Ja Vivian aitas meil kõik välja nuputada, et mis summad asjad võiksid olla, nii et minul ja Peikal mõlemal on siis elukindlustus laenukatteks, et kui midagi peaks juhtuma, siis 50% laenust on justkui kustutatud ja pluss siis lisaks veel elukindlustus, et siuke konkreetne rahasumma, et annaks natukene aega, et uue eluga harjuda, tui loodetavasti, et sul loomulikult midagi ei juhtu, aga siis ei juhtugi, kui sa oled ette valmistunud, nii et ma riili jaoks mõtlesin panna kokku väikse montaaži asjadest, mida ma olen elu jooksul teinud, mingid langevarjuhüpped, benchihüpped ja siis kontrastiks see, kuidas ma täna suht igapäevaselt ennast tunnen. Natukene küll üle võlli mängitud, aga vaatame, proovime, paneme kokku. Pahvili sisse. Nüüd võib minna maailma. The sunlight dances on the balcony as I wait for thee to come home. Käisin tegin just väikse jooksutiiru. Lõpuks ometi ma jõuan joosta, mitte ma ei pea enam jooksmatka tegema, nii et see on kordades nauditav ja ma võtsin sihtkohaks endale poe, sest meil ei olnud täna õhtuks midagi süüa. Mõtlesin, et kuna just oli palgapäev, siis teeme midagi ulmelist. Me ossime liha. Siis me ossime steiki. Arvestades praeguseid mingeid poehindasid, siis põhimõtteliselt korra kuus võib endale seda lubada, nii et meil on täna pidupäeva dinner, Peika teeb steiki ja kartuli ja püreed ja siis ta teeb mulle gluteenivabasid küpsiseid šokolaadiga, sest ma olen nii tubli olnud ja suutnud magusast suhteliselt hästi eemal püsida ja ma pole krõpsu söönud alates 2. jaanuarist. 2. jaanuarist, see on minu kohta nagu väga suur asi, aga kuna me hakkamegi põhimõtteliselt sööma ja siis on juba pisikese tuduaeg, siis ma tänaseks lõpetan vlogi ära ja näeme teiega juba homme.
hommikut, kätte on jõudnud pühapäev ja mina olen tsipaunine, sest pisikesel hammas ikkagi natukene vist segas täna öösel ja tundub, et meil on ka nohu, sest ta sai magada ainult siis, kui ta oli püstises asendis, kas palli peal põrgates või siis, kui ma diivani peal taga istusin, nii et küll on hea, et ma olen elu jooksul all-nightereid harjutanud, et ei löö see reelt meid maha, küll aga kui tal on nohu, siis natukene see muudab meie päevaplaane, ehk et Lissu sünnale me tagasi ei lähe, vaatab, kas ma hüppan ise lihtsalt kiirelt läbi ja annan kingituse ära ja siis tänast õhtul valingule ei lähe, sest me ei taha tädi tütrele kuidagi nohu ega midagi anda, aga IKEA-st on meil vaja siiski läbi käia ja maja peale läheks ka uudistama, nii et ma võtan teid veel täna kaasa ja varsti juba siis jutustame. Käisin elutasin pisikese tuttu, jätsin ta issi valvsa pilgu alla ja jõudsin Lissu sünna pealt läbi hüpata. Literally jõudsin seal ka hüpata sellesse, mis asi see on, teate küll, kus on need suured mahust klotsid ja saime tüdrukutega seal keksida ja nüüd ma olen kodus tagasi. Ja lõpuks ometi teen endale hommikusööki, et ma olen hetkel lihtsalt küpsiste peal, et ei ole kõige parem plaan, nii et teeme natukene peekonit ja muna, enne kui me hakkame IKEA poole suunduma ja äratame pisikese üles, sest ta on kauda maganud meil nüüd 2 tundi maganud või, et tal oli ka ilmselt töö natukene raske, aga väga palju pikemalt ei saa lasta tal tududa, muidu läheb tänase ööuniga lappesse. Kuidas tudu oli? Sorry that I've put you on the back burner. Other matters have occupied my brain. Saime IKEA-s käidud ja põhimõtteliselt me leidsime endale lambid, mis olid soodsamad kui meie steik, ehk siis 25 € eest ilusasti söögituppa ja kööki, valgustused ja meil on nüüd maja peal ära värvitud see sein roheliseks, kuhu tuleb köök ja köök tuleb sama värvi roheline koos siis puidust töötasapindadega ja ma ütlen ausalt, olen näinud õudusunenägusid sellest rohelisest, et see tuleb maailma kõige koledam asi üldse ja ma kahetsen seda täiega, esimese maailma mured, aga see on nii ilus. Või noh, kui mina kujutan ette tumerohelist metsa, siis see on täpselt see, mis värvi ma ette kujutan ja tada! Selline on meie köögiseinake ja lisaks sellele on meil siis roheliseks ära värvitud ka vannitoasein, kuna me rohelist plaati endale leidnud, siis me valisime mikrotsemendi, mida teie soovitasite kasutada vannitoas ja Florinis nad olid nii armsad, et nad reaalselt nuputasid siis meie selle seinanäidisi järgi sarnase värvitooni, sest seda ei olnud neil esialgu nagu valikus ja ma olen sellega ka nii rahul. Ja ma kujutan juba ette oma ilusat vasetooni segistid siin ja oma vanni. Ma olen nii eleviliselt ja saunast ei olegi vist käinud, nii et see oleks tühi, et siin ei ole villa. Aga siia tuleb siis meie huumikeris. Siia tuleb see koht, kus me istume ja siis me vaatame siit oma metsatukakest, mis hetkel küll muidugi, klassikaline Eesti talv on ju, aga sügisel ja suvel nagu nii ilus lihtsalt. Ühesõnaga, tasapisi hakkame siis seda sisekujundust paika loksutama ja ma natukene põen, sest ma ju ei ole sisekujundaja, me ei kasuta sisekujundaja abi, aga samas ma kinnitan endale, et me oleme alati kõik asjad ilusaks saanud, kas on siis stuudio olnud või minu enda korter või siis Peika korter, et kõik asjad on lõpuks toiminud ja jooksnud omavahel kokku, seega mul on usku, et maja tuleb ka ilus, isegi kui me vusserdame seda ise. Nüüd aga lähme vaatama, kas meile pakuvad äkki Elli vanema ja vanaisa natukene süüa, sest kõht on tüü.
kodus tagasi, saime kõhud ilusasti täis ja Elli sai Pärjega mängida. Kuna tal päeva peale kadus nohu ära, siis ma ei teagi, kas on kuidagi hammastega seotud, et tal nina kinni oli või mis toimub, eks me täna öösel saame teada. Aga selleks, et ma saaksin valmistuda tänaseks ööks, siis ma pakin selle vlogi kokku ja hakkame tasapisi tüdjurutiiniga siin pihta, nii et näeme teiega juba varsti. Rose-colored glasses do wonders to a spark